Tervist sõbrad, mis ajal iganes sa seda saadet kuulad, ma tahan öelda sulle tervist. Minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Selles episoodis ma tahan lugeda Peetruse kirjast, esimesest kirjast, 5. peatükist ja ka salm on number 5, mis ütleb: samuti teie nooremad. Alistuge vanemaile ja riietuge kõik alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele või uhketele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Nüüd me teame, et arm on Jumala võimeliseks tegev vägi. Mitte lihtsalt ainult teenimata soosing, aga aktuaalne eesriide taga opereeriv Jumala vägi, töötamas sinu elus, sinu sees, sinu olukordades, tehes sind võimeliseks tegema asju, mida sa ise ei suudaks teha. Nii et me kõik vajame Jumala armu. Ja Piibel ütleb meile, et see arm voolab meie ellu läbi alandliku meele. Vastupidi, aga kui me oleme suurelised või uhked, siis Jumal ise seisab meile vastu. Kui olukorrad seisavad meile vastu, see on üsna jama. Kui meil on tegemist selle kurjuse maailma jõududega, kurat seisab meile vastu. See on väljakutse kindlasti samuti. Aga kui Jumal, kõik võimas, seisab vastu, mis pole midagi teha, siis asi lihtsalt ei liigu kuskile. Ja võib-olla teinekord meie elus mõningad asjad ei ole liikunud, sellepärast et me oleme olnud suurelised või meie elus on olnud varjatud, salalik uhkus. Kunagi ma jutlustasin sellisel teemal nagu pimestav viha. Rääkides terve jutluse teatud emotsioonidest, võieti iga jutlus eraldi emotsioonist ja üks nendest oli viha ja see on tõesti pimestav. Aga samamoodi on pimestav ka uhkus. See pimestab selle omaniku või uhkuse kandjat, nii et see, kes on uhke, tal ei ole tihti lihtne märgata, et ta tegelikult on uhke. Nii et siin on meile meeldetuletus hoida ennast alandlikus meeles ja mitte lasta oma meelt minna suureliseks või uhkeks. Rääkides uhkusest, see on olnud ju läbi püha kirja üks valdav eksimuse koht ja langemise koht. Me esiteks teame, et Lutsifer, üks peaingelitest taevas, ülistusingel väidetavalt, valguse kandja, Jumala au trooni eesolija, Jumala au kandja, läks uhkeks. Selle asemel, et juhatada taeva vägesid ülistusse, ta mõtles, miks see peaks minust läbi minema Jumala suunas, kui see võiks peatuda minu suunas. Ta oli täiuslikult ilus, ta kauples, ta sai rikkamaks, ta hakkas endast arvama rohkemat ja me teame, et uhkus viis kuradi languseni või Lutsiferi langemiseni ja temast sai kurat või saatan. Samamoodi maksis uhkus ka Aadamale selle, et ta pidi aiast lahkuma, Eedeni aias, see oli paradiisi aed, see oli naudingu aed. Muuseas, üks vana nali kõlab, et Aadam vaatas oma 2 pojaga üle jõe Eedeni aia suunas seda kõike ilu ja majesteetlikkus seal ja ütles oma poistele, et see oli koht, kus me vanasti elasime, kuniks meie ema meid meie kodust välja sõi, viidates siis Eevale, kes puuviljast võttis, kuigi tõde on selles, et naine võis olla esimene viljassööja, aga mees vastutas. Ja see nali ka iseloomustas klassikaliselt seda, kuidas mehed on minetanud oma vastutuse. Aga tõepoolest see soov sõltumatult elada, lahus Jumalast ja see oli, mida saatan tegelikult inimesse inspireeris. Te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja, te ei vaja kogu aeg Jumala juurde minna ja küsida nõu ja küsida tarkust ja sõltuda Jumalast, nüüd te olete ise nagu Jumalad. Ja see kõlas hästi Aadamale, kui ta nägi Jumala majesteetlikkust ja suurust ja uhkus hiilis tema hinge. Ta ei olnud enam sõnakuulelik Jumalale, ei olnud enam alistunud Jumala instruktsioonidele, arvas, et ta oskab ise paremini ja see on see ka, kus uhkust esile tuleb, mina tean. Ja me teame, mis tulemus sellest oli. Uhkus ja Saalomon on samuti
tuttavad meile. Salomon, kõige targem mees enne Kristust, ometi laskis uhkuse oma südamesse ja langes ebajumala teenistusse oma elu ja lõpus taganes Jehoovast, ütleb piibel. Ka Taavet koges uhkuse laastavat mõju, kui ta muutus liigselt enesekindlaks. Me loeme Kuningate sõtta mineku ajal Taavet jäi koju, tõusis alles õhtul voodist, läks katusele jalutama, nägi sealt kena naisterahvast ennast pesevat, mis tähendab seda, et naine oli ilmselt alasti ja Taavet laskis naise kutsuda, tema nimi oli Batseba ja ülejäänud on ajalugu ja tegelikult isegi kaua aega hiljem Matteuse evangeeliumis Jumal kutsub seda naist Batsebat uurija naiseks. Ehk teisisõnu, Jumal ei olnud kunagi nõus sellega, mis seal juhtus, aga uhkus viis selleni. Uhkus ja Hiskia tulevad meelde veel. Kuningas Hiskia oli mees, kes palus Jumala käest, et Jumal alastaks tema peale. Hiskia sai terveks ja Jumal andis talle 15 lisa eluaastat, me teame. Ja ometi mingil hetkel ta tegi seal sellise vaherahu või sõprusliidu oma vastas olevate või vaenulike rahvastega ja näitas oma aardeid, näitas oma kulda, üksnes selleks, et mõni aeg hiljem üks nendest armeedest marssis sisse ja tegi puhta vuugi seal. Ehk teisisõnu, uhkus läks maksma talle selle varanduse. Aga kui me uhkusest räägime, siis uhkus võib olla varjatud ja ma arvan, et nii nagu minagi esmalt mõtlen, võib-olla sinagi, no mina ei ole ju uhke. Mina ei ole uhke. Aga ma kirjutasin välja 21 uhkuse varjatud sümptomit. Number 1. Õigustuse vajadus. Vajadus õigustada oma tegusid. Alati anda mingi põhjendus, miks see asi juhtus. See juhtus sellepärast, et see ja see tegi seda. Number 2. Tundlikkus kriitika suhtes. Selge on see, et see kõigile meile läheb mingil määral korda. Aga selline liigtundlikkus, keegi ei tohi midagi öelda. Kui keegi midagi ütleb, siis on jama majas. See on võib-olla viide sellest, et väike uhkus on hiilinud meie hinge. Number 3. Suurem tähelepanu vajadus. Mina vajan särada, kõik vajavad vaadata mind, vaata mind, vaata mind. 4. Pidev võrdlemine. Kas ma olen parem, kas ma olen kehvem? Oi, kui ma olen kehvem, ma pean püüdma ülespoole. Nüüd me saame võrrelda endid teistega selles võtmes, et kas see, kes näiteks on muusik, teadlane, õpetaja, pastor, vahet pole mis elualal. Kas mina olen niisama pühendunud oma eesmärgil elus, sellele ülesandele, mis mul tuleb ära teha, seda vastutust, mida mina pean kandma, nii nagu tema on. Aga ma ei saa ennast võrrelda üks ühele, et kas keegi teeb minust seda paremini, laulab paremini, teeb tööd paremini, on edukam, tal on rohkem raha pangas ja nii edasi, rääkimata siis, kas keegi on ilusam minust või midagi selle sarnast. 5. on andestamatus. Sa solvud kergesti. On kindlasti märk varjatud uhkusest meie elus. 6. Ma tean ise paremini. Mina tean. Väga tuntud ka mõningate meeste hoiak. Ma ei taha minna nõustamisele. Ma juba tean, kuidas asjad käivad. 7. Asjade tegemine, et teised märkaks seda. Või võime kutsuda seda silmakirjalikkuseks. Ma ei tee seda asjade enda pärast, aga ma teen selle pärast, et teised seda märkaksid. Varjatud uhkuse märk kindlasti. 8. Kontroll. Teised võib-olla ei tee seda asja nii hästi, nii et ma pean võtma kontrolli, on uhkuse märk. 9. Vigade leidmine. See ei nõua erilist vaimuandi, et leida teistes inimestes vigu, aga osata neid julgustada on teadlik otsus ja suhtumine. 10. Põlastavalt teistest rääkimine kolmandatele isikutele. Varjatud uhkus. 11. Positsiooni otsimine. Ma liitun mingisuguse grupiga või kogudusega või ettevõttega. Esimene asi, mis ma tahan tiitlit oma nime ette, ma tahan positsiooni. Võib olla varjatud uhkuse märk, nagu räägitult. Kurat langes selle tõttu, et ta läks uhkeks ja arvas, et tal on teine positsioon, kui tal tegelikult oli. 12. Tänamatus.
ilmselge üleolevuse märk, eks ole, tänamatus. 13. palveelu puudumine. Kui ma arvan, et ma ise kõike tean, ise asjadega hakkama saan, mul pole Jumala abi vaja, siis ma ka ei palveta. Nii et palvetamatus on märk uhkusest meie elus. 14. mässumeelsus. No selge, kui keegi mässab mingi asja vastu, tal on tugev oma arvamus asjast ja ta ei taha kuulda teiste arvamusi. Nüüd need kõik asjad ei pruugi alati üks-ühele iga situatsiooniga kokku käia, seal on mõningad erandid muidugi. 15. eeldus, et sa juba tead või tead paremini kui teised. Ma ei kuule inimesi lõpuni, ma hakkan juba rääkima, sest ma arvan, et ma sain aru ja nüüd ma tahan öelda, mida mina tahan öelda. 16. oled liiga suur ja tähtis väikeste asjade tegemiseks. Doktor Edgaul kunagi ütles, et kui sa oled liiga suur jutlustaja, et käia ka väikestes kogudustes, siis sa tegelikult oled liiga väike kõnemees suurte koguduste jaoks. 17. sa ei küsi abi ega nõu. Jällegi uhkus keelab meil abi küsimaks ja nõu küsimaks. Ma vajan abi, ma tegelen sellega, ma olen sellega kinni jäänud, seotud. Ma ei tea, kuidas siit edasi saab. Võib-olla sa oled mingisugusel positsioonil, sind tuntakse kui tarka inimest ja võib-olla sa oled mingit asja väga põhjalikult uurinud, aga usu mind, see, et sa ühes asjas oled hea, ei tähenda, et sa mingis teises asjas seda samamoodi haldad. Meil on pimedad alad, me vajame nõu, me vajame abi. Nii et alandlik meele toob seda, et me küsime abi ja nõu. 18. vajadus teisi paika panna ja kogu aeg õpetada. Oled sa näinud selliseid inimesi? Iga asja juures, tead, ta vaevalt sind tunneb, juba ta hakkab sulle näitama. Ei, asi ei käi niimoodi, las ma näitan sulle, kus asi käib. Mul oli üks sükene sõber kunagi minu elus. Igal pool, tead, kus ta käis, ta nägi jälle, see tuleb nii teha, see tuleb nõnda teha. Kes seda nii tegi? Kes siin need asjad kokku ennem panid? Alati oli probleem, 19. räägid endast palju. No selge uhkuse märkus pole nii. 20. ei võta head nõu kuulda. No, mingis mõttes see kordab siin. Ja 21. kriitiline teiste suhtes, kogu aeg kriitiline. Need on varjatud uhkuse sümptomid. Aga Piibel ütleb meile, meil tuleks riietada ennast alandlikkusega. Sa tõused hommikul üles, sa paned riided selga, see on teadlik otsus, sa ei torma alasti välja. Ja samamoodi see alandlik meel, see hoiak, see on ka midagi, mida sa saad teadlikult enda üle tõmmata. Võib-olla by default või teha see seadistus oleks see, et lihtsalt lähen oma vana harjumust mööda edasi, teen, mis ma olen siiamaani teinud, aga nüüd ma ütlen, okei, ma teen teadlikult, nagu riided, ma panen selga need ja need valikud ja võtan need ja need hoiakud. Ma jälgin ennast. Ja alandlikkuse atribuudid, mida endale siis selga tõmmata, võiks olla järgmised. Number 1, õpetatav hoiak. Keegi hakkab rääkima, okei, ma kuulan. Võib-olla ma isegi tean paremini, aga ma kuulan. Kuulamine on üks viis teisi inimesi teenida. Me oleme kutsutud olema teenijad. Teiseks, suur asi, alandlikkus hoiak, tänulikkus. Ma olen tänulik. Tänulik ette, tänulik taha. Doktor Koul ütles ka, et sa ei saa kunagi liiga palju tänu väljendada. 3. sa oled kuulekas ja sa oled alluv. No see on selge alandlikkuse märk. 4. kannatlikkus ja rahumeelsus. Jällegi, kannatamatus olukordades räägib ju seda. Minu agenda, minu aeg läheb siin. Kuule, mis te siin venitate? Eks meil kõigil tuleb seda üles. Minul kaasa arvatud, ma tunnistan seda. Kannatamatus liikluses. Rahumeelsus, oluline asi, kes pole nii. 5. teiste teenimine. See on ju see, et sa paned oma positsiooni maha, paned oma elu maha, sured ära oma agendale ja teenid teisi inimesi. 6. ausus ja läbipaistvus, kindlasti alandlikkuse märk. 7. andestamine. Kui me ei andesta inimestele ja Jumal on nendele inimestele andeks andnud, sest Kristuses Jumal andis andeks kogu maailmale ja meie otsustame kellegi vastu hoida andestamatust, siis me teeme ennast sellega suuremaks kui Jumal.
Number 8, sõltuvustunne Jumalale. Sa oled sõltuv Jumalast. Nagu me rääkisime, Aadam tahtis olla sõltumatu Jumalast, aga alandlik inimene on sõltuv Jumalast, sellepärast on ta ka palvetav inimene. Ja 9, rõõmutsemine teiste edu üle. Kui kellelgi läheb hästi, ma otsustan olla rõõmus, elada kaasa, saata õnnitlussoov, plaksutada, tõesti olla rõõmus. See on midagi, mida teinekord eestlastel on olnud raske teha. Tähistada teiste inimeste edu. Ameeriklased on selles palju-palju paremad, meil tuleks seda õppida. Nii et, ja eestlased on olnud uhke rahvas. Eestlane olla on uhke ja hää. Vaarisade moodi, nagu nemad juba on olnud, aga see ei pruugi tähendada, et vaarisade õieti hoiakut omased. Meil tuleb ennast alandada. 10, tunnistada oma vigu on märk alandlikkusest. Seda ei pea kommenteerima. Number 11, panen oma elu maha teiste pärast. Jeesus tegi seda, Paulus tegi seda, Jumala rahvas on seda läbi aja teinud. Sellepärast me oleme täna seal, kus me oleme, et on inimesed, kes on oma elu maha pannud. Sinu ema, sinu isa panid oma elu maha sinu pärast, et anda sulle elu, anda sulle haridust, anda sulle kasvamist ja kõike seda, anda sulle aega, anda sulle hoolt, anda sulle armastust. Sinu vendade-rõdedele samuti. Ja elus asjad juhtuvad läbi selle, kui me paneme oma elu maha teatud eesmärkide, teatud isikute osas. Alandlikkust on vaja, et seda teha. 12, julgus öelda, ma ei tea või ma ei oska. Ma ei tea, kuidas see. Mul ei ole kõiki vastuseid. Ja seda asja, ma ei oska seda teha. Õpeta mulle. 13, paneb teised inimesed ettepoole endast, see, mis alandlikkust teeb. Aastaid tagasi, enne kui ma kristlaseks sain, ma käisin läbi ühe kambaga, kus oli üks noormees, kelle perekonnanimi oli Jõgis, ta elas Raekülas. Eesti nime ma enam ei mäleta, äkki oli Andres. Aga ta oli mees, kes alati pani nagu teised inimesed ettepoole. Tal oli niisugune loomulik ain teisi selles võtmes teenida. Mina sirutusin kohe esimese suurema võileiva järgi, torditüki järgi, sõin nii ruttu kui sain, kugistasin ära teiste eest, aga see oli mees, kes alati tegi teistele kõik valmis ja siis vaatas, mis ta ise lõpuks sai. See on see, et sa paned teised ettepoole endast, alandlik hoia. 14, valmisolek olla anonüümne. Tõeline alandlikkus olemus, kas pole nii? Kui sa ei hooli, kes selle eest au saab. Mina tegin selle asja, kuidas te ei märka, mina. Aga sa ütled, okei, ma ei tea. Ja lihtsalt olla anonüümne. Nüüd, muidugi me tahame olla anonüümsed, kui mingi jama me oleme kokku keeranud. Ma ei räägi sellest. Aga kui on koht, kus oleks võimalik saada austust ja au, see valmisolek jäädagi anonüümseks ja teha heategu, millest maailm ei teagi, kes selle tegi, on üks alandlikkuse omadus. 15, mitte kergesti solvuv on alandlik inimene, kes ei solvu kergesti, ta kuulab teisi. 16, 17, kiidab teisi selle asemel, et uhkeldada, kui hea tema ise on. 18, oled heldekäeline ja lahke ka inimeste vastu, kes otseselt sinusse ei puutu ja kelle teenimine sulle otseselt kasu ei too. Meie issand Kristus oli eeskujuks selles samas kõiges. 19, sul ei pea olema alati õigus või jääma õigus. See on okei, kui kellelgi teisele jääb õigus. Kunagi Harri Leesment ütles, et sul võib olla õigus, aga käitu nagu Kristus, kes loobus oma õigusest kellegi teise kasuks. 20, võtab vastutust. Alandlik inimene võtab vastutust teinekord ka asjade eest, mida ta ei ole teinud. See on täpselt see, mis Kristus tegi. Tema ei olnud pattu teinud, aga ta võttis vastutuse terve maailma patu eest ja suri meie kõigi eest. Ja 21, võtavad vastu nõu, manitsust ja kriitikat. Sõbrad, nii et kui me seda salmi siin selles võtmes lahti teekoteerime, siis me näeme seda, et meil tuleb riietuda alandlikkusega, mis kätkeb paljusid neid asju ilmselt veel, ja olla ettevaatlik nende omaduste suhtes, mis on varjatud sümptomid, mida me võib-olla otseselt tähele ei pane, aga mida me kirjeldasime ennem seda. Ja kui me seda teeme, Piibel ütleb, Jumal annab alandlikele armu ja sina ja mina vajame seda iga päev. Nii et olge vahvad, olge õnnistatud, olgu teil hea päev. Näeme jälle.
sõbrad, ma tahan südamest tänada neid, kes on seda kanalit Karjase Kohv toetanud. Võib-olla isegi palvetanud selle eest, jagan mõne oma sõbraga. Nii et ma olen südamest tänulik kõigile neile, kes on seda kanalit tellinud, videosid, mis sind on kõnetanud, laikinud, võib-olla mõne positiivse kommentaari jätnud. Ja ma hindan seda väga. Nii et anna teinekordki teada, kust kohast sa seda kanalit vaatad, mis sind on julgustanud, tagasiside on tore, ma hindan seda, kui mul on võimalus, ma vastan sulle ja kui sul on mõni palvesoov, anna selleski teada. Nii et olge vahvad, näeme jälle.